ma olengi Geari to the max, aga õnneks ma tean, et ma ei ole ainukene. Mina olen Hando Eyewear Experimentist ja teie vaatate ProGear TV'd. Kui ma stuudios hakkan muusikat looma, siis esimesena nagu Gear, millega ma kõigepealt alustan tavaliselt on see, et ma löön ikkagi nagu arvutis mingisuguse biidi käima, et kas siis on see mingi trummiluup või ma ehitan selle biidi nagu lihtsalt midis ülesse. Tavaliselt on 2 teed, mida mööda ma edasi lähen, et kas siis ma näiteks selle modularriigiga teen mingisuguse atmosfääri, mis siis võiks nagu selle loo mingisse konkreetsesse olustikku panna või siis ma võtan kätte oma tegelikult põhipilli ehk siis basskitarri ja teen mingisuguse groove'i sinna trummibiidi peale. Kuni selle hetkeni, et kui juhuslikult siin samal ajal ei ole meie lauljat Johannat, siis kõige lõpuks ma teen mingisugused scratch vocalid ise salvestan peale. Ma ei saa nagu kahjuks öelda, et mingi üks instrument on mind kõige rohkem inspireerinud, et esiteks kuna ma olen põhiliselt ikkagi nagu bassimees, siis on mul 2 bassi. Seal seinas on mul 68 aasta Fenderi PJ bass ja siin on mul üks Fenderi Mustang bass ja alati, kui ma nad kätte võtan, siis nad inspireerivad mind mingis mõttes nagu erinevalt, aga ma olen suht kindel, et ma alati saan mingisuguse tulemuse nagu kätte. Ja siis siin mu kõrval on Moogi Sub 37, mis nagu süntidest on selline instrument, mille mängimine mind nagu väga-väga inspireerib ja tihtipeale, kui mul käib nagu arvutis mingisugune trummiluup ja ma täpselt ei tea, mis sinna nagu peale hakkab lõpuks nagu tulema või mis lugu sellest tekib, siis kui ma tundideks upun sellesse Moogi ära, siis sealt tuleb tavaliselt mingi Magic 4 takti, midagi ägedat, millest ma siis edasi saan hakata seda nagu lugu looma. Viimase, ma arvan, mingi 2-3 aasta teema on mul see modularriig, mis siin taga on ja ka Arturia Microfreak. Kui ma kunagi esimest korda kuskil Soomes nägin seda, siis mulle tundus, et see on nagu täielik mingi laste mängu asi, aga siis, kui ma seal poes olin tund aega seda näppinud, siis ma oli täiesti selline light bulb moment, et oh shit, et kuidas on võimalik, et selline väike junn suudab nii palju ägedaid sound'e teha ja see Microfreak, mida ma tihtipeale lasen ka läbi selle modularriigi, on väga selline suur inspiratsiooni allikas olnud viimastel aastatel. Kuna mul on päris selline tõsine see gear acquisition syndrome, ehk siis ma ei saa elada ilma uute vidinateta, siis nimekiri asjadest, mis järgmisena võiksin stuudios olla, on päris pikk ja seal hulgas on ka mingid instrumendid, mis on sellised mu unistuste instrumendid. Järgmised asjad, mis ma tahaks endale soetada, on Miniloog XD, mis on ainult see moodul. Ja siis sinna juurde ehitan sellise väga minimalistliku modularriigi, mis on selline väga hands-on, väga nagu lihtne ja selline pommikindel, et on asi, mida ma saaksin laivis kasutada niimoodi, et mul on siin selles hardcase'is kõik asjad ja et nad oleksid võimalikult sellised kompaktsed ja väiksed, et ma saan neid nagu easilt visata seljakotti ja ükskõik mis riigis, ükskõik millise rendi geariga, midi klaffide kastidega nagu koos mängida. Stuudiovõtmes ma tunnen hetkel puudust ühest ausast lampeelvõimust, ja mul on nagu silmapiiril üks väga konkreetne, see on La Chapelle'i lampeelvõim
me siin oleme teiste Geari fännidega siin katsetanud erinevaid eelvõime ja mulle tundub, et just mingite basside ja süntide salvestamise jaoks see La Chapelle'i eelvõim toimib nagu mega hästi. Aga kui rääkida sellistest unistuste pillidest, siis Artur ja Matrix Brute, siis nüüd tuli uus Polybrute välja, mida ma kahjuks pole saanud kuskil katsetada, aga kõikide maailma videote kohaselt see on nagu fucking epic. Ja siis mul lihtsalt on mingis mõttes eesmärk osta ühel hetkel kas siis Moogi Model T või siis selline vihatud Behringeri see Poly D ning Rolandi siis Vintage Juno. Ja need on nagu kaks sellist mingis mõttes utility synti, mis nagu alati nagu toimivad mingites nagu nendes nagu ka siis bassi või mingite padide osas. Ja tegelikult on ikka nagu fucking puine seal hiirega nagu nikerdada seal ekraani peal, et nii palju lihtsam oleks see, et kuna ma neid instrumente, ma olen saanud füüsilisi instrumente näppida ja ma saan päeva lõpuks selle tulemuse, saaksin palju kiiremini ja palju nagu lõbusamalt kätte, kui need oleksid nagu füüsiliselt mul siin olemas. Kogu selle stuudio setupi ma olen püüdnud vähemalt teha niimoodi, et kogu see workflow oleks nagu mega kiire, et mul tegelikult kõik sündid, asjad on nagu kogu aeg ühendatud, et ma pean lihtsalt patchbase tõstma kaabli ringi ja mul on nagu tuleb tahtmine, et tavai, ma tahan nüüd omal Prophetit kasutada, siis ma lihtsalt 2 kaablit tõstan laias laastus ringi ja ma saan edasi-tagasi saata infot easilt. Omal heal ajal, kui sai palju nagu ringi sõidetud ja ma ühel hetkel saingi aru, et ma veedan mingid kuud enamus ajas kuskil lennujaamas, lennukis, bussis, hotellitoas, et siis ma sain aru, et oh shit, et mul oleks vaja mingit sellist väga easy't lahendust, kuidas mingid ideid demoda. Ja siis ma ostsin endale selle Teenage Engineeringu Op1, mis on tegelikult nagu ülitore asi, see võtab nagu see learning curve on nagu veidi vaevaline, sest ta laias laastus töötab nii, et sul on nagu 4 trackiga lintmasin ja siis kuskil turbulentsis lennukistmes seal seda nagu õppida ja salvestada ja oma seda timingut nagu filigraansemaks muuta oli nagu päris keeruline. Kuigi see näeb välja ka nagu mingi laste mänguasi, siis ta tegelikult ta on mul selline nagu Swiss knife, et see on mul alati olemas ja ma olen teinud mingid suuri kontserte niimoodi, et see on mul ainukene midi klahv. See muidugi on nagu mega stress, sest need klahvid on, kuna mul ei ole kõige väikum nagu bassimehe käed, vaata, et seal siis moshides õiged noote tabada on nagu pigem nagu keeruline, aga nagu päeva lõpuks nagu asi saab tehtud ja ei ole nagu mega piinlik. Muusika salvestamiseks ja kirjutamiseks ja kõik, mis ei ole live. Ma olen aastaid ja aastaid kasutanud ainult Logic Prod. Ma saan aru, et see on mingis mõttes nagu kuldne kesktee, et siin on okeid feature'id salvestamiseks, et see multitracki salvestamine on easy, need õige teigi välja valimine on nagu lihtne ja pluss siis kõik need nagu muud produmise osad on ka siin on nagu väga-väga mugavad. Et lisaks Logicule ja Logicu pluginatele ma kasutan väga palju ka Soundtoys'i ja siis kuna mul interface on Universal Audio Apollo, siis Apollo Twin ja Apollo 8, siis ma kasutan ka Universal Audio pluginaid ja kuigi need ei ole kõige odavamad maailmas, siis mul on hea deal tehtud mu elukaaslasega, kes siis kingib mulle vähemalt 1 plugina iga aasta jõuludeks. Et see on nagu kodurahu eesmärgil, et ei ole mingit probleemi sellega, et mida nüüd kinkida. Et soovitan ka teistele sellise diili teha oma kodustega. Ja kõlariteks on mul Genelekid. Aastate jooksul on mul olnud ka KRK-d ja mingisuguseid need kohutavad Yamaha kõlarid, millel ei ole elu. Genelek sellepärast, et neil ei ole seda
Yamaha, mis on see HS5 sellist kliinilist puhtust. Olafur Arnalds on öelnud, et okei, ma saan nagu miksi seisukohast nagu aru, et kõik on nagu, kui sealt kõlab asi hästi, siis kõlab igalt poolt hästi, aga miks ma peaksin nagu hommikust õhtuni mingi niisuguse ebainspireeriva kõlariga nagu tööd tegema. Nad annavad suht ausa ja inspireeriva nagu pildi, ja muude outboard gear'i osas mul on mõned Soundsculptori preambid, mis on siis põhimõtteliselt Niivi koopiad ja siis lege kompar, mida ma tihtipeale kasutan tegelikult ainult nagu bassi salvestamisel, et ta võtab need esimesed nagu transiendid nagu veits nagu easymaks. Kogu näiteks vokaalisalvestuse teema tuleb mul, on põhimõtteliselt otse mikrofonist, otse helikaarti. Oleme kasutanud päris mitu aastat Townsendi Sphere'i mikrit. Ma arvan, et me pole vist mitte kunagi seda sätungit siin nagu muutunud. Me kasutame seda AKG 251 mingi tube mikri klooni, mis sobib kõige paremini Johanna häälele ja see soundib fucking amazingult. Selle mikri nagu pluss on see, et kui peaks keegi teine tulema siia laulma, siis ma saan nagu valida mikri, mis tema hääletüübile kõige paremini sobib. Nii vaikne ongi või? Meil bändi live rig näeb välja selline. Laias laastus saab seda nagu poolitada 2 ja see poolitusjoon läheb täpselt siit. Ehk siis on arvuti, mis jooksutab Ableton Live'i ja siin arvutis Abletonis on kõik lood hakseldatud mitut pidi, ehk siis ma saan siit triggerdada iga loo erinevateks salmi, on ju, refrääni ja mingid asjad on mul automatiseeritud, et kui ma samal näiteks pean gitarri mängima, siis kui ma ise seda automatsiooni ei override'i, siis ta läheb automaatselt salmist refrääni, on ju, aga kui ma tahan, siis ma saan ka näiteks panna salmi uuesti nagu loopima, nagu need backtracki osad siin. Tavaliselt mul laivis on siin ka Akai see Advanced 49 MIDI klaff, on ju, millega ma siis mingid osasi mängin. Ja viimase additionina, mis me oleme teinud, on, et ka see arvuti saadab välja iga loo kohta timecode'i, et mis on nagu läheb otse meie nagu valguspulti ja on valguspuldiga nagu syngis, et mingisugused valgustite liikumised on nii-öelda ette programmeeritud ja samamoodi saab ka mingisugust videokontenti nagu triggerdada läbi selle. Ja selle kogu asja kontrollimiseks ma tavaliselt olen kõige rohkem kasutanud seda Novationi Launchpad Prod, mis on siiamaani mul lemmik olnud. Te näete, et siin on nagu suur auk. Ma mingi aja kasutasin ka Ableton seda pushi, aga millegipärast see workflow just eriti live situatsioonis ei ole nagu nii mugav, et ma nüüd erutan end selle mõttega, et ma võtan selle Novationi nii-öelda tagasi oma põhilisse nagu live riigi, sest muul ajal on ta olnud mul nii-öelda see nagu lennu live riigi osa, sest ta on kompaktsem kui see Ableton Push, suht pommikindel, et seda saab loopida ja ta on väga-väga mõnus. Selle Novationi LED-id on palju kirkamad ja kuna kahjuks me ei ole veel see õhtuse viimase bänd festivalidel, siis on tihtipeale juhtunud olukord, et ma mängin suure nagu päikese valguse käes päeval ja mingite kehvemate kontrolleritega ma lihtsalt ei näe, mida nagu vajutada, sest kõik nupud tänu päikesele lähevad värvituks. Teine osa sellest live riigist on siis nagu see sündimaailm, mis on nagu hardware sündimaailm. Hetkel on mul siin OP1, mis teeb reaalselt häält. See tavaliselt läheb siia Octatracki, kus ma saan sellele sündiliinile siis efekte lisada. Siin Octatrackis ma kasutan seda nii-öelda Octatracki kui sellist ka mingite sündistääbide ja mingite selliste lihtsate nagu soundide jaoks, et ma seda Octatracki kasutan nagu nii kui tegelikult peab ja me kasutame seda täispotentsiaali ära, et sellepärast mul ongi praegu see järgmine projekt, et ma asendaks selle Octatracki selle miniloogiga ja siis siia tuleks väikene modulari riig, mis siis, et siis miniloog läheks modulari ja sealt omakorda läheks siis edasi nagu fohhi. Kuigi see on nii-öelda eraldiseisev nagu sündimaailm,
siis ta ikkagi nagu suudaks olla nagu süngis selle Abletoni klikiga, et kui mul näiteks on mingid arbid ja mingid asjad, mida ma siit mängin, et ta nii-öelda tõmbaks mind nagu synki tagasi ja selleks mul siin väga hästi ära peidetud on MIDI to USB nagu moodul veel, et ma saan põhimõtteliselt niimoodi teha, et mul ikkagi nagu syngi mõttes olen nii-öelda juhindun sellest, mis ajus toimub, ehk siis see Ableton on põhi nagu aju, mille järgi siis mängib terve nagu bänd ja kuidas töötavad ka nagu valgused, et ühendada neid kahte nagu maailma siin. Aga nagu selles maailmas nagu muidu nagu mingid kokkujooksmisi nagu pigem nagu ei ole olnud. Kunagi oli probleem, ma kasutasin laivis seda Prophetit ja kuna ta on pigem vanem härrasmees juba ja veidi kapriisne ja me tuuritasime, tegelikult oli Euroopa tuur ja see oli just kuskil sügisel, ehk siis ta kogu aeg sai seda temperatuuri ja õhuniiskuse nagu vatti, et lava, kuum, niiske, siis on bussis seisab, on ju, mõnikord läheb temperatuur miinusesse, ossilaatorid läksid lihtsalt nagu häälest ära ja ma mäletan, et ma mängisin on niisugune koht Hamburgis nagu Kaiserkeller, mis on mingi legendaarne place, kus kunagi Beatles'id nii-öelda said tuntuks ja hakkan laivi mängima, vajutan esimese akordi alla ja lihtsalt it's all over the place, et mitte mingi asi ei ole nagu hääles ja siis ma laivi ajal pidin nagu resettima need ossilaatorid, ehk siis põhimõtteliselt nägi välja nii, et nagu bänd mängis mingit asja ja mina lihtsalt seal pitch bendi ja mingi klahvi konfiguratsiooniga lihtsalt resettisin kogu süsteemi ja pärast seda ma sain aru, et ei saa nagu laivis kasutada asju, mis on nagu küll ägedad, aga veits sellised nagu kapriissed, et siis selle pärast seda tuuri see sünt istub kogu aeg stuudios, kus on õhuniiskus ja temperatuur kogu aeg ühesugune. Et ma arvan, et umbes mingi 1,5 aastat tagasi ma käisin puhkusel ja siis need sõbrad, kelle juures ma puhkusel käisin, siis suutsid mind nädala jooksul niimoodi ära brainwashida, et sain mingisuguse vastiku golfi pisiku endale. Ja sellest ajast peale ma kahjuks olen niimoodi addicted. Mingis mõttes ma siin paar päeva tagasi, kui ma käisin täpselt sama suure tunne nagu muusikapoest ära minnes või jälle mingit uut sünti saades, et nagu et vahet ei ole, et kas sellel narkomaanial on nagu klahvid või on niisama pallid, et see on suht hüperäge ja väga äge addiction mõlemad. Seoses selle loomeprotsessiga, kus ma inspiratsiooni ammutan, jah, ma kuulan palju muusikat ja ma kuulan väga nagu erinevat muusikat, et on see ka siis mingi elektro või indie või mingid jätsu asju või lihtsalt mingid sellist mingi ambience, mingi sellist müra, et ma siit ja sealt ikka jäävad mingid asjad meelde, mis siis nagu erutavad, aga kui olla aus, siis tegelikult hullult palju tekitavad inspiratsiooni just need nagu instrumendid, mis mul siin on. Ma muusikat nii-öelda põhitööna ei tee, ehk siis see põhileib ei tule muusika tegemisest lauale. See muusika tegemine on minu jaoks ikkagi mega oluline, siis peaaegu kogu ülejäänud aeg, mis mul tööde ja isaks olemise vahele jääb, et siis ma ikkagi veedan nagu stuudios. Ma tahaks loota, et 10 aasta pärast ma saan öelda, et me nagu bändina oleme nii-öelda korralikult tuuritav bänd, kes ei mängi ainult keldriklubides, vaid pigem mingitel suuremates kontserdisaalides ja festaritel. Ja muusika tegemise osas ma arvan, et
nagu aastasse nagu skill läheb mingis mõttes nagu paremaks ja laulu kirjutamise oskus läheb paremaks, siis ma tahaks nagu edasi arendada seda poolt ka, et nagu ghostwriterina või kaasproduna või mis iganes laulukirjutajana kirjutan lugusid ka teistele tüüpidele. And thus the gentle giants change the way one's world. Ma annaksin alustavale produtsendile seda nõu, mida mulle anti, ma arvan, mingi 3-4 aastat tagasi, mis on eriti oluline just selles võtmes, kui sa teed mussi, no mis päeva lõpuks on ikkagi nagu popmuss, et kus on nagu oluline osa vokaalil. Paar aastat tagasi ma osalesin mingi laulu kirjutamislaagris, kus ma ühel päeval olin nagu toplineri rollis ja kuigi ma mingi poistekooris alla käinud või laulukooris, siis ma olen väga-väga kehv laulja ja ma nagu kunagi ei olnud enda vokaali salvestanud ise. Ja mul oli selline õnn, et ma olin sellel päeval olin koos mingi Rootsi guru produga, kes on teinud üle maailma mingitele pop-artistidele nagu lugusid produnud. Ta ütles, et kui sa oled nagu fucking songwriter on ju, siis õpi laulma ja õpi salvestama oma häält ja nii-öelda leia rahu sellega. Et enda häält alati on nagu nõme kuulata, eriti kui sa oled eriti kehv laulja. Aga lihtsalt tööprotsessi mõttes on see eriti kasulik, et kui sa juba teed mingisuguse loo, siis sa mõtled ka nagu vokaali peale, mis on nagu jumalast õige, aga ma lihtsalt olin selle mõtte enda ajus blokeerinud mingi 10 aastat on ju. Et siis ta soovitaski, et võta see mikrofon, osta endale see mikrofon, ükskõik kuhu sa lähed kuigi maale, kus sa mõtled, hakkad seal salvestama, võta see mikrofon kaasa, sa võid sellega mingid pätte maha lüüa, vaata, ja saad lihtsalt easylt laulda. Ja järgmine päev läksin poodi, ostsin mikrofoni ja sellest ajast peale, kõik mis loo ideed ma teen seda lugu juba niimoodi, et ma jörisen enda mingisuguse meloodia sinna juurde. Kuigi see alguses oli nagu eriti kole, siis nagu aasta-kahega on see läinud nagu aina nagu easymaks ja autotune'i olen kasutanud aina vähem. Et see on asi, mida kindlasti ma soovitaksin nagu produdele, kes alustavad. Tagantjärgi ma annaksin nooremale iseendale täpselt samasuguse soovituse, et nagu tegeleda rohkem asjadega, millega ma nagu ei tunne ennast nagu mugavalt. Kuna ma ei ole nagu mingi klassikaliselt haritud tüüp, siis aastate jooksul ma olen tundnud, et kas või teiste muusikutega suheldes, kui me salvestame mingid keelpillipartiisid ja asju, vaata, et mul see kommunikatsioon selle keelpilli grupiga võtab nii palju rohkem aega, kuna ma ei jaga teooriat nii hästi, et see teeks elu palju lihtsamaks. Et selline mingi basic knowledge võiks nagu olemas olla.